ja selle salvestuse ma saadan siis e-mailiga esimesel võimalusel, kui ma olen salvestuse saanud üles panna. Tere veel kord kõigile! Tore on näha, et siin on nii palju inimesi ja tuleb veel juurde. Mina olen Liina Vettik, kui ei ole veel tuttavad. Ma tean, et siin on palju inimesi, kes mind veel ei tea, aga on ka palju inimesi, kes mind teavad. Ja siis meil on Kristi Saare, kellega tõenäoliselt olete võib-olla rohkem kokku puutunud ja teate teda võib-olla avalikkuse ees rohkem, ta on meil olnud ju, alles hiljuti oli veel Ringvaates. Ise nägin ka. Nii, aga täna siis me ei keskendu võib-olla mitte niivõrd palju Kristi tavalisele teemale, küll aga me ei saa sellest investeerimisest üle ega ümber Kristi puhul. Aga täna me uurime natukene seda külge, et me teame, et Kristi on oma tegemistes üsna edukas ja saavutanud rahalise vabaduse, et ta enam raha pärast tööl ei pea käima, nii-öelda, aga uurime Kristi käest, et kas ta on ka seal juures õnnelik ja mida ta ise sellest rahalisest vabadusest arvab. Aga Kristi, ennem kui me lähme selle teema juurde ja nende küsimuste juurde, siis äkki sa tutvustad ennast ka neile, kes veel ei tea, mis sa täpselt teed, et kes sa siis oled ja mis sa teed? Ja tere õhtus ka minu poolt. Tead, see enda tutvustamise küsimus läheb alati üha keerulisemaks. Ma tegin siin just nädal aega tagasi, oli see mingi noorte rahatarkuse mingi konverents ja enne seda nad kirjutasid, et palun, et mis me paneme sinna tiitrisse alla, mis ekraanil on ja ma olin nagu mingi, ma ei tea, et ma võin teile päris mitu asja nagu valikusse anda, et mis teie meelest nagu kõige ägedam kõlab. Et kui ma ennast viimasena tutvustangi, siis jah, et ma olen investor, olen ettevõtja ja tegelikult ma laias laastus olen selline hunt kriimsilm, et ma teengi igasuguseid erinevaid asju, mis mulle meeldib, aga niimoodi otseselt või kaudselt kipuvad nad rahatarkuse ja investeerimisega seotud olema. Ja põhjus, miks just selline valdkond on see, et ma ise peaaegu 10 aastat tagasi hakkasin investeerima ja avastasin, et see on väga-väga põnev maailm ja olen siis endale selle niši siin leidnud, et mida teha. Väga tore. Ja sinna me täpselt jõuame, kuidas sa sinna siis täpsemalt jõudsid selle investeerimiseni. Et meie ju teame, paljuski on läbi käinud seda, et sa olid kunagi õpetaja. Kui ma ei eksi, olid sa vist majandus- ja ettevõtlus- või rahandusõpetaja, jah? Kusjuures minu põhiaine, mida ma õpetasin, oli inglise keel. Majandusaineid andsin ma sellise kõrval, see kool, kus ma läksin, põhimõtteliselt küsiti, et kuule, et sa oled ülikoolis nagu mingi 2 kursust majandust õppinud, et äkki sa võiksid seda majanduse valikainet anda ja õpetame isegi nii, et tegelikult ma olen tehniliselt isegi praegu veel õpetaja, et ma isegi praegu veel ühel päeval nädalas annan 2 tundi koolis päriselt majandustundi. Okei. Aga kui sa olid õpetaja, siis sealt sa hakkasid, kas see raha, see investeerimine hakkas ennem tulema sinu ellu? Nii, kuidas see tuli sinu ellu? Ega see lugu, see ei ole nii, et jässe tavastasin investeerimise, hurraa, kõik oli tore ja äge. Reaalsus oli see, ma olen pärit väikelinnast, juba selleks, et ülikooli minna, mul oli vaja leida endale võimalus tööl käia, et nagu lihtsalt lisaraha teenida, selleks, et mu vanemad ei saanud mind nii palju toetada, eks ju, et kõiki kulusid katta. Ja ma läksin õpetajaks tööle ja ma olin nagu, ma olin nagu teoreetiliselt teadnud, et investeerin, et äge, et nagu raha kasvab. Ja mul oli väga palju samu arvamusi, mis ma arvan, et enamikul inimestel, et selleks, et investeerida, peab sul väga palju raha juba olema. Sa pead väga palju majandusest teadma, et kui sa pangas töötaksid, et siis oleks nagu eriti tore. Ja see klassika, et võtad mingi äripäev ette ja loed, et keegi tegi 1 000 000 eurose tehinguga, ma olin mingi hullult tore, aga nagu ei, mul ei ole 1 000 000 eurot. Aga ütleme selline, kuklas oli, et muidugi võiks investeerida, aga ma ei näinud mingit praktilist võimalust. Aga ma läksin õpetajaks tööle aastal 2011, ei olnud veel õpetajate palka tõstma hakatud ja sellel hetkel alustava õpetaja palk oli 600 eurot bruto.
mis Tallinnas elades juba sellel hetkel, nad ei olnud midagi suurepärast. Ja õpetamine on väga tore, mulle väga meeldib. Lihtsalt alustades õpetaja töö on 70 tundi nädalas, lihtsalt nagu sa, learning by doing, eks ju, et sa ei oska mitte midagi, kui sa lähed nende õpilaste ette tegelikult. Ja siis, kui nagu alguses sa teed usinat tööd ja siis, kui see esimene täiskuu palk tuli, mis maksud maha, ma ei tea, 400 € või midagi, mis sa millega kätte said. Ja siis nagu tuli see hetk, et kas selle rahaga saan ma elada sellist elu, nagu ma päriselt tahaksin. Ja see vastus tuli nagu päris ruttu, et ei. ja kui nagu vaata, sa räägid, et küsi ameti kõrgenduste palka juurde ja mis iganes, ma olin nagu õpetaja, vaata, et õpetaja puhul see ei ole niimoodi, et ma löön nagu jalaga direktori ukse lahti ja ütlen, et ma nüüd õpetan nagu 50% paremini ja olgu nagu palk olla. Ei olnud sellist võimalust. Siis nagu tuligi see koht, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi moodi ikka saab ja sageli selleks, et teha mingid nagu sellised otsuseid, et ma tahan elus midagi muuta, peab nägema võib-olla, peab nagu reaalselt king pigistama. Et kui kõik on nagu enam-vähem okei, siis sul ei teki seda tunnet, et ma tahaksin täiega midagi muuta, sest et muutus on ta nagu ebamugav ja nõuab aeva ja kõiki muid asju. Aga mulle suht seal alguses, kui ma vaatasin seda palganumbrit ja seda, et tõenäoliselt seal oli mingi virn, mingid hindamatu töid, mis oli umbes nagu nii kõrge kõrval. Et siis ma mõtlesin, et okei, et nagu midagi nagu päriselt peab muutuma. Ja see investeerimisidee, see tundub paberil nagu nii tore, et raha töötab sinu eest. Ma mõtlesin, et kui teised inimesed saavad, et äkki siis mina saan ka kuidagi. Hästi põnev. Aga kas sul emma-kummaga, kas investeerimisega oli sul lapsepõlves olnud ka mingit eeskuju aga õpetaja ametiga oli ka või? Ei olnud kunagi mingi, okei, väga põnev. Aga kuidas sa siis hakkasid seda tegema või kuidas sa sinna tänasesse olukorda jõudsid? Mis su see saladus on? Saladus on see, et ma praegu koolitan inimesi, vaata see küsimus, kuidas alustada investeerimisega, siis probleem ongi selles, et kui sa vaatad seda hästi kauget punkti tulevikus, kus on mingi, ma ei tea, finantsvabadus, ma olen miljonär või mis iganes, ükskõik mis tore eesmärk. Kui sa vaatad ainult seda kauget punkti, see võtab hullult motivatsiooni maha, sest et see tundub nagu nii kaugel ja see tundub nagu nii tegemat, lihtsalt, et seda ei ole võimalik teha. Et see kõige lihtsam saladus on see, et mõelda selle peale, et okei, aga mida ma homme saaksin nagu päriselt teha, mis aitaks mind sinna eesmärgi suunas. Et mis natukenegi mind liigutaks edasi, natukene ära sellest punktist, kus ma olen ja mis potentsiaalselt avaks mingeid uksi tulevikus. Ei olnud niimoodi, et ma mõtlesin, et nüüd võiks hakata investeerima ja siis kohe järgmine päev oli börs lahti nagu raha börsil, eks ju. Et seal oli väga palju eeltööd alustades sellest, et ma päriselt ei saanud aru, mis asi investeerimine on, et tuli ikkagi nagu õppida. Kui praegu on igasugused mingid Facebooki grupid ja asjad eestikeelsed raamatud, et võta ja loe, sellel hetkel ei olnud, sellel hetkel sa läksidki Google'isse, trükkisid sisse, et nagu, mis asi on investeerimine ja siis nagu eestikeelselt midagi väga asjalikku ei tulnud, eks ju, kuni selleni, et ega mul ei olnud raha, et investeerida. Nagu reaalselt, et kui see Jaak Roosaare räägib nagu 50% klubist, siis ma võin päriselt öelda, et nagu ma olin 0% klubis, et kui ma õpetaja palgaga nagu alustasin, siis ega nagu kuu lõpus pangakonto ulus tuul, et seal ei olnud midagi sellist, mida kuskile investeeringutesse kasvama panna. Aga kuidas sa siis selle väikese vähese sissetulekuga leidsid selle võimaluse, et ikkagi alustada investeerimisega? Ega see alustamine oli päriselt nagu reaalselt 10 €. See on praegu selliseks nagu müütiliseks selliseks alguslooks saanud, et alustas 10 €, aga lihtsalt päriselt ka mul ei olnudki nagu rohkem nagu vaba raha kui see sama 10 €. Aga kui me siin nagu edukuse teemal räägime, et iga asja nagu nimel töötades, seal valemis on mitu komponenti ja kui me räägime investeerimisest, siis laias laastus on nagu 2 poolt, et üks pool on see, sa kas säästad rohkem, teine pool on see, et sa teenid rohkem. Ma nägin väga ruttu, et see säästa rohkem, see sein oli ees, et mul ei olnud millegi pealt rohkem säästa ja ma pidin hakkama vaatama, et okei, kui ma rohkem säästa ei saa, kas ma saan siis äkki rohkem teenida ja seda raha siis investeeringutesse suunata.
Et saaksid otsima siis võimalusi, kuidas teenida? Ja, et ma põhimõtteliselt tegin seda asja, mis inimestel on väga ebamugav, et küsisin neid, et kuule, et ma tahaksin ühte teist kolmandat teha, et kas sul on midagi pakkuda või seesama harjutus, mida ma ka praegu koolitusel lasen inimestel teha, on see, et sa oled sageli nagu ise väga kinni selles, et mida sa teed. Ma olin õpetaja ja siis, kui sa mõtled, et okei, et peaks nagu lisatööd tegema, et ma olen õpetaja, et kas ma siis peaksin õpetama. Aga tegelikult sa oskad ju väga paljusid erinevaid asju, et sa ei pea seda, mida sa nagu päevatööna teed lisatööks tegema. Et paberi ja pliiats kätte ja panna järjest kirja, et mis on päriselt need asjad, mida sa oskad. Ja neid asju on kõvasti rohkem, kui võib-olla esmapilgul tundub. Et kes tahab seda harjutust ise läbi teha, siis üks täiesti tavaline täiskasvanud inimene, kes on jõudnud praegu oma elus nii kaugele, et ta teeb tööd, võiks saada kirja 50 asja, mida ta oskab teha. Ja selleks, et see 50 asja kirja saada, tuleb nagu tuleb nagu natukene hakata kastist välja mõtlema, et mitte need asjad, mida sa võib-olla koolis konkreetselt õppinud või täpselt see, mida sa oled ametina teinud, vaid sa panedki sinna tõesti nagu ajurünnakuna kõik kirja, alustades muru niitmisest, lapse hoidmisest, Wordi dokumentide vormistamisest, nagu mida iganes. Ja siis hakkad valima, et mida sealt raha eest annaks teha ja kellele seda müüa. Aga et seal on see koht, et kui sa midagi ei tee, siis midagi ei muutu. Et ma olin ka sellise ametikoha peal, et mul oli ainus lootus see, et äkitselt valitsus otsustab, et õpetajaid tuleks palju rohkem hinnata, kui neid viimased, ma ei tea, kui mitu aastat hinnatud on, et see oli ka sellel hetkel väga ebatõenäoline tuleviku perspektiiv. Ja. Ehk siis praegu 2 asja, mis on siis see saladus, on see, et elada üks päev korraga, alustada väikselt, eks, ja leida omale võimalusi, kuidas teha rohkem raha. Ja, ütleme see üks päev korraga, mitte nagu nii fatalistlikult, et üks päev korraga, aga lihtsalt, et kõik liigutused, mis sa teed, ei pea nagu olema mega suured. Et juba väiksed sammud, inimesed alahindavad, et kui sa neid väikseid samme teed, et kui kaugele jõuab, kui sa neid väikseid samme nagu piisavalt palju järjest teed. See üks päev korraga, seal on mõeldud nagu seda, et kui sul tänane päev on hea päev, siis korda seda ja siis on hea nädal. Ja see on see üks nendest motivatsioonikontseptsioonidest, mis mulle väga meeldib, on see no zero days, eks ju. Et tee iga päev midagi, isegi kui see midagi on see, et okei, ma loen täna 1 lehekülje raamatust, aga sa oled midagi teinud, et see edu elamus, et jess, et ma olen kuskile suunda edasi liikunud. Ma näen, keegi on siin chatis küsinud, et kas ma lisaks õpetaja tööle mingit palgatööd teen. Ei tee. Ja ütleme, selle õpetaja tööga, kui mind kutsuti praegu, kuna on koroona aega väga raske leida nagu õpetajaid, siis nad ei suutnud mul asendust leida, et kuna ma hetkel olen just väikse lapsega kodus, siis ma avastasin, et ma tegin sellist asja, et ma leppisin kokku, et ma lähen tööle tunde andma ja ma unustasin küsida üldse, et kui palju nad mulle sellest palka maksavad. Siis ma ootasin seda esimest palgapäeva väga suure huviga, et mis sealt laekub, et siis ma vaatasin, et okei, siis tõesti vist see stress on läinud, et ma lihtsalt unustasingi küsida, et kui palju mulle palka makstakse. See näitab, et teatav turvalisus on olemas, on ju? No võib-olla see, et aastad õpetamiskogemust on realistlikud, et ei tule sealt mingeid imesid. Kuhu sul, kui sa täna, see paar korda nädalas vist tegid seda õpetamist praegu, jah? Praegu ma teen 1 päeva nädalal, ma käin 4 päeva pärast lõunati, hetkel annan digitunde, aga siin jaanuaris sai käia natukene klassi ees seista ka. Et suur fookus sul läheb lisaks muidugi väikesele lapsele, eks, aga mis tööalaselt veel või karjääri mõttes veel teed? No karjääri mõttes, tead, ma olen avastanud, et ma olen selline inimene, et kui mul on vaba aega, siis mul tuleb nagu mõtteid, et võiks midagi teha. Ja ma tulin 2019, ma tulin töölt ära, siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks midagi nagu kodus nikerdada ja siis ma asutasin kirjastuse. Ma mõtlesin, et nagu ma olen ise raamatu kirjutanud, et kui keeruline saab see teiste raamatute väljaandmine olla, nagu spoiler, et päris keeruline saab olla. Aga see oli selline võimalus, et okei, et nagu ma õpin siis midagi selgeks. Et kui küsimus on see, et mida ma nagu praegu nagu karjääri mõistes teen, karjääri kui sellist klassikalist, ma tegelikult ei tee, et ma tegelengi naisvestluse klubiga, eks ju, tegelen selle vabatahtlike tiimiga, organiseerin selle üritusi asju,
kirjutan enda blogi, noh, ma siin käin peamiselt ettevõtted, kes oma töötajate rahatarkuse üle muret tunnevad, kutsuvad meid aeg-ajalt nagu sisekoolitusi tegema, millele mul on väga hea meel, et tööandjad on aru saanud, et oleks nagu väga kasulik, kui nende töötajad ka rahaasjadest aru saaksid. Ja siis ma tegelengi siin selle kirjastusega seotud asjadega, mingite õiguste väljaajamiste ja mingite selliste asjadega. Aga selliseid asju, et ma pean mingi kell kuskil olema, hetkel ei ole. Ja selline päris kummaline asi on see, et ma tulin nagu töölt ära, siis äkitselt mul hakkas siit ja sealt nagu mingeid tööpakkumisi tulema ja siis ma avastasin, et mul oli nagu täiesti leige emotsioon. Et mul on võib-olla tore, et minu peale mõtlete ja kandideerima kutsute, aga isegi ei kutsu, et ma saan nende asjadega, mida ma teen, oma sellise karjääri ambitsiooni ja soovi nagu ja maailma muutmissoovi täiesti täidetud, ilma et sinna mingit palgatööd kõrvale vaja oleks, et töötavaid inimesi on eriti hea stressi tekitada neile selle lausega, et palgatöö ikka hullult segab eraelu. Ja, aga miks sa seda kõike teed? See äge on. Mis teeb ägedaks? Mul on selles suhtes ju tegelikult väga hästi läinud, et kui sa mõtled, et reaalsuses väga palju asju, mis sa elus teed, otseselt nagu ei muuda mitte midagi, et mingid asjad, sa lihtsalt teed. Mul on võimalus teha elus või siiamaani nii nagu õpetajana kui kõik see rahatarkusega seondub, mis ma praegu teen. Ma saan teha asju, mis reaalselt muudavad maailma selliseks, nagu ma tahan, et see maailm oleks. Ma arvan, et see on selline asi, mida ma loodan, et üha rohkem inimesi saavad seda nautida, et minul on see kogemus, et kui ma annan seda rahatarkust ja sellega seonduvat edasi, siis ma mõndade inimestega kohtun reaalselt nagu aasta või paari pärast ja nad ongi reaalselt oma elus teinud nagu täieliku kannapöörde. Ja ma arvan, et sellist tagasisidet on selles suhtes nagu emotsionaalselt nagu väga hea saada, et sa oled nagu päriselt maailmas midagi paremaks teinud. Maris küsis küsimuse, aga ennem kui ma küsin Marise küsimuse, siis kui kiiresti sul läks aega, et jõuda nii-öelda siis sellest 600 eurost brutopalgast kuni rahalise vabaduseni? Kaua sul aega võttis? Natukene alla 10 aasta. Okei. Ja Maris küsib, millest koosneb hetkel sinu sissetulek? No päris praegusel hetkel koosneb panema hüvitisest. Sellest ma jätkuvalt, mis see tõkkool mulle palka maksa, ma jätkuvalt ma ei suuda peast öelda, mida mulle maksavad mingi mõnisada eurot äkki. Ja enamik sellest oli investeerimistulu. Üüritulu, meil on sõpradega ostsin, ma just täna käisin notaris, ostsime 7. üürikorteri. Aktsiad, mis maksavad dividende, laenud, mis maksavad intresse, et portfell on võimeline igapäevased elamiskulud nüüdseks katma. Ja kuna ma lihtsalt olen selline inimene, kes nagu ei oska niisama olla, et eks tuleb ka seda ettevõtlustulu, et kuna neid inimesi, kes on huvitatud sellest rahatarkuse teemast, siis kuna sa üks ühele ei jõua lihtsalt, et siis selleks, et see info rohkemateni jõuaks, et siis ma teengi siin aeg-ajalt mingeid koolitusi, mingeid veebiseminare, kirjutan aeg-ajalt mõne e-raamatu, kui inspiratsiooni on. Mõnikord kirjutan ajalehte mõne artikli, kui küsitakse, et sellised tükike siit ja tükike sealt põhimõtteliselt. Okei. Ma ei tea, kui tuleb nagu see isiklikkuse tase piir ette, siis ikkagi on inimestel, kui suured on isiklikud kulutused. Ma ei tea, kas sa oled valmis sellest rääkida? Ei, selles suhtes ma võin nagu öelda, et inimestel on finantsvabaduse kohta ettekujutus, et pingutad ja saavutad nagu finantsvabaduse selleks, et süüa luudeid, et ei, päris nii ei ole. Ma pean ütlema, et ma olen praeguseks suhteliselt halb kulude trackija, sest et mul üldiselt sellist nagu kulutamise distsipliini on, aga meie pere igakuised kulutused on kuskil 3000 eurot kuus. Et niimoodi pluss miinus, eks ju, sõltub kas reisida ja igasuguseid muid asju teha või mitte. Aga reaalsus on see, et me elame Tallinnas, mul on kodulaen, eks ju, igapäevased kulutused, 2 last, et selles suhtes täiesti selline, et mul oli ikkagi nagu kohe plaan, et
et finantsvabadus ei ole see, et ma nüüd nagu hullult säästan selle nimel, et siis edaspidi nagu hullult säästlikku elu elada, et siht oli ikkagi see, et ma säästan nagu ebaoluliste asjade pealt ja et kui see finantsvabadus käes on, et siis nagu päriselt saab elu nautida, mitte nii, et sa pead ikkagi iga hetk mõtlema, et mida ma teen, et kas äkki saab nagu raha otsa. Küsimus on veel Kaisalt, kas elukaaslane abikaasa tegelikult on ka investor ja kui jah, kas ta oli juba enne investor või õppis sinult investeerimist? Ei, minu abikaasal ei ole nii suurt investeerimishuvi kui mul, et me arutame küll asju läbi, aga meie peres olen mina see, kes portfelli haldab. Et ma aeg-ajalt update'in teda, et mis seis on ja mõne asja koha pealt küsin nõu, aga mul on ka see, et kuna mina olen nagu suht 24/7 selles investeerimisinfo nagu sees, siis ei ole nagu mõtet. Vaata seda, et kaks kokka, kui koos süüa teevad. Et on mingid valdkonnad, millest tema on pädevam, mille kohta ma nagu küsin tema arvamust rohkem. Aga ei, meil ei ole kummalgi mingit investeerimist tausta, et minu abikaasa on minu keskkooli aegne pinginaaber. Nii et me oleme suhteliselt ühiselt tulnud väikelinnast ja elanud väga vaest tudengi elu ja siis sealt ühiselt nagu tegutsenud. Okei. Hästi palju küsimusi tuleb. Kas praegu pigem investeerida kinnisvarasse ja vähem laenudesse? Mis sinu arvamus on? Teadsin, see on hästi hea küsimus, et tegelikult kinnisvara ja laenud on praegusel hetkel mõlemad suhteliselt rasked varakrassid, sest et kinnisvara hinnad tõusvad utoopilise hinnaga, kuna me siin otsime üürikaid, täitsa lõpp, mis hinnaga inimesed müüvad. Laenude koha pealt, eks näeb, kuidas igasugused töökaotused ja asjad hakkavad mõjuma, et ma lihtsalt võtaks selle küsimuse, et kas on hea aeg investeerida asja X. Et point on selles, et kindlasti, kui me võtame mingi majandusteooria ette, et meil on majandustsüklid ja nagu kõike muud ja teatud tingimustel on hea, teatud tingimustel on halb. Aga probleem on selles, et selleks, et sul ise tekiks see tunnetus, et kas on hea või halb, pead sa ise nagu otsast pihta hakkama. Sest et kui sa oled praegu, mis iganes 30-40 hakkad investeerima, siis enne surma sa näed neid üles-alla majandustsükleid 3, 4, 5 tükki ja iga kord sa ei saa nagu küsida, et kas nüüd on hea aeg, et ühel hetkel peab ise see tunnetus tekkima. Ja kui alustad ja läheb natukene kehvasti, siis järgmise kriisi ajal või järgmise tõusutsükli ajal oled siinkohal juba nagu natukene osavam ja kordad ja tõenäoliselt ei korda neid vigu nagu niivõrd palju. Jah, et see on see kool, mis käib investeerimisega kaasas, eks? Ja, et selliseid investoreid, kes ei ole kunagi raha kaotanud, ma ei tea, mina ei ole siiamaani ühtegi kohanud, kindlasti kuskil on olemas, aga lihtsalt ükskõik kui palju sa õpid, mõne ämbri sa pead ise tegelikult siiski läbi kolistama, et ei ole selle eest pääsu. Et meil on hästi palju küsimusi veel sihukeste detailselt investeerimise ja suunitluste kohta, et täna... Ma võin siit mõne vist korjata. Et mis on need veebilehed, mida iga päev külastad? Neid on erinevaid, aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et Eesti mõistes, kui sa oled juba seal finantsvabaduse grupis ja naisinvestorite grupis, siis tegelikult nagu kohalikud suured olulised uudised jooksevad kokku. Et siin on selline huvitav, et kui sa väga palju loed mingid majandusuudiseid, siis närv kipub üles ütlema sellepärast, et klikid maksavad. Ja eriti majandusuudistes alati see negatiivne uudis, et midagi kukkus ja nüüd on maailma lõpp ja ma ei tea, et nüüd saavadki korterid otsa ja ei ole mitte midagi osta. Sellised uudised nagu müüvad, aga sa ei saa ise nagu seda mitte kuidagi mõjutada, et ei ole mõtet nagu lõputult stressi endale tekitada, et pigem nagu niimoodi kureerida seda infovoogu, et lugeda neid asju, mis nagu päriselt olulised on. Tiiult on siin võib-olla hea küsimus, et kaua sa üldse õppisid alguses ja kaua sul aega läks, et oma nii-öelda praktikasse asi hakata toimetama? See on hea küsimus. Tegelikult päris alguses mul kulus aega selleks, et lükata üldse mingid säästud ja meelerahu fond kokku. Kui rääkida õppimisest, siis ma tean, et see ei ole väga lohutav, aga praeguseks, kui ma olen 10 aastat investeerinud, ma õpin jätkuvalt igasuguseid asju juurde. Et paratamatult ükskõik mis valdkond, kui sa sinna nagu süvitsi lähed, siis seda tunnet jääda ootama
et ma nüüd oskan ja ma saan kõigest aru, siis jääbki investeerimisega alustamata. Seal on alati mingi detail, mingi nišš, mingi imeasi, mida sa saaksid timmida. Et pigem see esimene raha panna sisse ja sa hakkad õppima tegelikult seda kõige olulisemat, mis on see, et milline investor sa oled. Sest et see on see, mis väikeinvestorid on nagu risti ja kõiki uuritud ja kõige suurem probleem kipub nendega olema see, et närv ütleb üles. Sa vaatad neid punaseid numbreid, sa oled raamatust lugenud, et et siis kui veri on tänavatel, tuleb osta ja börsil on soodushind ja kõike muud. Ja nagu ma näen seda teist poolt, ma tean, mis kirjad olid mul eelmine märts postkastis nendelt inimestelt, kes nägid esimest börsilangust, kes küsisid, et kas nüüd ongi see maailma lõpp käes ja mitte kunagi enam need aktsiahinnad ei tõuse. Et sellest, seda õppetundid, milline investor sa oled ja kuidas sa käitud, selle saad sa kätte siis, kui reaalselt raha mängus on. Okei, ehk siis milline investor oled, kui suurt riski sa oled valmis võtma? Ja, et mõni inimene suudab magada väga rahulikult, ükskõik mis turgudel toimub. Mõni inimene ei suuda, aga vähemalt ta teab, et nii kaua, kuni ta sisse ei logi ja neid punaseid numbrid ei vaata, on ka okei. Mõni inimene, ma olen näinud inimesi erinevad varaklassi katsetamas, kes lõpuks ütlevad, et nagu tõstan käed ja ma näiteks ei investeerigi kinnisvarasse, sest ma ei saa rahulikult olla, sest ma istungi kodus ja kujutan ainult seda ette, kuidas üürnik poodil jalgu alt ära saeb. Ja siis sa ei pea investeerima sinna, kui sa ei saa öösel magada, et vali nagu need asjad, mis sulle sobivad, et õnneks erinevaid investeeringuid on nagu niivõrd palju, et iga ühele leidub midagi. Et kui üks asi sulle ei sobi, siis katsuta järgmist ja vaata, mis toimub. Kuidas leidsid motivatsiooni, et järjepidevalt raha kõrvale panna ja investeerida? Tead, kui sa pihta hakkad, siis enamikel inimestel ja minul ka hasart käivitub. Et minu esimene investeerimistulu oli aastal 2012 60 senti. Tulumaks maha 8 senti, eks ju, see oli mis iganes veebruar 2012. Ja sa mõtled, et nagu halloo, nagu 60 senti, et see ei ole see, millega, et ma olen nüüd investor, lähed tänavale uhksammuga nagu käima, eks ju. Aga samas sa nagu mõtled, et okei, et kuule, et sellel hetkel veel ühisrahastusportaalides, eks ju, raha laekus öösel kontole, nii et kui sa hommikul ärkasid ja logisid sisse, siis sa vaatasid, et mul on nagu raha laekunud. Et see emotsioon, et kuule nagu niimoodi saab ka, et ma nagu päriselt ise magan ja hommikul ärkan üles ja kontol on raha. Mis sest, et see on väga väike summa, aga siis nagu tekkis see, et nagu ma oleks natukene rohkem kõrvale ja vaataks, mis siis nagu järgmine kuu toimub. Et see väikeste sammude eduelamus tegelikult annab seda hasarti nagu väga hästi juurde. Et mul alati meeldib, et naisinvestorite klubis ka keegi just siin eelmine nädal postitas, et sain oma esimesed dividendid 1 sent. Ja mis sest, et see on 1 sent, aga nagu see emotsioon, et see raha on teenitud ja tulnud, see on see emotsioon, mis paneb ka tegutsema. Aga eitada ei saa, ainult motivatsioonile ja positiivsele emotsioonile loota ei saa, tuleb täiesti tuimalt endast distsipliini treenida. Et isegi kui on võib-olla halb päev, ei viitsi, oledki juba neid punaseid numbreid vaadanud, siis sa oled paika pannud plaani, et sa teed seda ja ütled kas või sõbrale, et ma täna ei viitsi ja siis sõber ütleb, et kuule, sa lubasid tee ära ja siis lähed teed ära põhimõtteliselt. Ehk siis sul on ikkagi enda jaoks ka mingi kindel plaan, mida sa järgid? Ja, sest et sellega ma olen igasuguseid eesmärgistamisi, plaane ja asju nagu aastate jooksul katsetanud ja kui sa oled võib-olla nagu natukene augus, siis on hästi pikaajaline mõtlemine raske, eks ju, et sul on nagu nii palju neid blokke on seal tee peal ees, mis võtavad tähelepanu, et mul oli näiteks alguses see, et me elasime mehega mingist täiesti õudses nagu üürikes, reaalselt nagu me elasime vana puumaja, kus oli siis 3-toaline korter, ehk siis me elasime ühes toas, meil oli 2 korteri ka, sest nagu me olime 4 seal, see korter oli selline, et tekitas väga ruttu tunde, et tahaks elamistingimusi parandada, eks ju, ja siis oli see, et jah, et tahaks investeerida ja kõike teha, aga samas asi, et ma praegu elan sellistes oludes, kus ma ei taha olla, et mul on kõigepealt nagu vaja oma kodu, ja selleks oleks vaja kodulaenu, selleks, et vaja saada kodulaenu, sul on siis vaja, et sul nagu palk seda toetaks, sul on vaja mingit sissemakset, eks, et sa näed igasuguseid takistusi alguses nii palju, et on väga raske mõelda, et ma tahan 20 aasta pärast seda.
mida rohkem sa neid takistusi hakkad maha võtma, seda lihtsam on seda pikaajalist mõtlemist treenida. Et kui ma praegu teen planeerimist, siis ma reaalselt nagu teengi planeerimist, et mis ma tahan, et näiteks 5 või 10 aasta jooksul saaks tehtud. Sest et ma tean, et ükskõik mis takistused seal ees on, selle 5 või 10 aastaga jõuab nagu ära lahendada. Päris alguses ma tegingi plaani ikkagi niimoodi, et okei, et nagu elame selle kuu üle ja katsume need asjad ära teha. Et siis on nagu järgmine kuu natukene vähem muretseda. Ja kõik, kes on kunagi mingit to-do listi ja planeerimist teinud, siis see rahuldustunne, kui sa seal to-do listis tõmbad midagi maha. Et mõnikord on see, et lihtsalt kirjutaks mingi asja to-do listi, et selleks, et saaks maha tõmmata, et see nagu motiveerib, et asjad liiguvad. Kas sul on iga päev kirja pandud ülesanded, mis sa pead tegema või? Mul on nii... Ma olen siin ütleme, nagu ma olen katsetanud eri süsteeme. Ma päris igapäevast planeerimist ei tee, sest et praegu lihtsalt, kui sul on nagu lapsed ja eriolukord ja mis iganes, siis praegune nagu selline põhiline siht on see, et nagu ole enda vastu lahke, et kui sa lihtsalt ei jõua, eks, et lapsed on päeva lõpuks elus ja söönud, on nagu kõik juba väga okei, eks ju, ja keegi väga palju pole nutnud. Aga mul on sellised jooksvad to-do listid ja see aitab sellepärast, et kui sa paned asjad kirja, siis sa tead, et sul on nad kirjas ja fikseeritud, muidu nad kerivad sul kuklas, et ma pean meeles pidama, et ma teen seda asja. Ja kohe, kui sa paned ta kirja, siis sa tead, et ta on mu seal to-do listis kirjas ja ma ei pea kogu aeg nagu kerima seda kuskil kuklas. Et selle koha pealt ma siiski to-do liste soovitaksin ja mul on mingi äpp, mida ma viimasel ajal kasutan, kus tuleb mingi ilutulestik või midagi, kui sa 5 asja päeva jooksul ära teed, siis ma üritan. Päevast, sõltub päevast, aga mõnikord ma panen väga väikseid asju to-do listi, et saaks need 5 tükki tehtud. Okei. Missugused toimingud tuleks kõigepealt ette võtta, kui oledki selles augus? Sul on laenud, sa elad Üürikast, tuled otsaga kokku? Mis on siis teed? Tead, see esimene samm on hullult ebameeldiv ja see ongi nagu see tõele otsa vaatamine, mis on nagu arusaadavalt, ega mitte keegi ei taha endale tunnistada, et ta tegelikult on milleski nagu ebaõnnestunud. Mind vahepeal, nagu ma ütlesin, et startup maailmas hakati tegema mingeid üritusi, kus oli nagu let's celebrate failure ja midagi sellist, eks ju. Ja ma saan aru, et see idee on tore, aga see, kui sa kukud läbi selles, et ma üritasin ehitada miljardi firmat ja ei tulnud välja, see on nagu natukene teistsugusel tasemel läbikukkumine kui see, et tegelikult mul ei ole kuu lõpus raha, et süüa osta, eks ju. Need on nagu erinevad asjad, et üks ei ole selline, et tähistame, et on failure, eks ju. Et reaalsusele otsa vaadata, et kui mina alustasin, ma olin igasuguste objektiivsete mõõdikute järgi vaene. Lihtsalt oligi ja see oli nagu hullult ebameeldiv. Ja nagu tegelikult nagu piinlik, eks ju, et tahaks mingeid asju teha ja lihtsalt mul ei olegi raha ja mis ma teen. Aga siin ongi see koht, et vaadata reaalsusele otsa selle koha pealt, et see võrdlus, mis mulle meeldib, on see, et kui paadiga nagu põhja lähed, siis kõigepealt tuleks nagu augud, eks ju, kinni täita, et siis sa nagu enam ei vaju või siis see, et kui nagu oled auku kaevanud, et ära edasi kaeva, et vaadata reaalselt sinna rahaasjadele otsa ja üritada tuvastada, et mis on need 1-2 kõige suuremat ja kriitilisemat probleemi, millega peab nagu kohe päriselt tegelema. Et kas avastad, et sul on mingi kulu, mis on nagu täiesti üle mõistuse, millega sa pead tegelema, või sa avastadki näiteks nagu mina, et okei, sa võid väga tubli säästa ja planeerija olla, aga kui lihtsalt seda sissetulekut ei ole, siis nagu sealt ei ole midagi säästa. Et need 1-2 nagu kõige kriitilisemat asja, mida ette võtta, sellest tasuks alustada. Ja õnneks, kui koolis spikerdada ei tohi, siis rahaasjades võib spikerdada julgelt, et alustades kas või Facebookis on see kogumispäeviku grupp, kus jagatakse igasuguseid säästunippe mingi lõputult, et mine käi loe sealt mingi 10-15 postitust läbi ja vali üks asi välja, mida katsetada ja hakka otsast tegema. Et seda, et ma nüüd hakkan pihta ja kohe järgmine kuu on kõik nagu suurepärane, et nagu oleme realistlikud, et ma olen ikka väga paljude inimeste rahaasjadesse sisse näinud ja see august välja kaevamine võtabki palju rohkem aega ja on palju raskem kui see portfelli ehitamine.
sest kui see nagu lumepall nagu veerema hakkab, siis suuremaks läheb see lihtsamini. Aga kui sa alguses sealt august nagu välja tahad saada, siis see nõuab nagu palju rohkem agressiivset pingutamist. Ma mõtlesin, mul tuli pähe see raamat Babylon rikkaim mees ja seal oli, alati on see soovitus, et 10% ükskõik, mis su sissetulek on, et pane omale kõrvale, eks, ja siis 20% läheb sul nii-öelda laenude katmiseks ja siis ülejäänud 70% läheb siis nii-öelda elu elamiseks, et sa saaksid vaikselt ennast nii-öelda sellest august siis välja kaevata. Aga mis sa selle peale, minul enda töös tuleb hästi palju ette seda, kus inimesed ütlevad, et mul lihtsalt ei ole aega. Kas või see, et kui meil on edus, et me peame mõtlema lisaks säästmisele sellele võib-olla veel rohkem, et kuidas rohkem raha oma ellu teha. Et öeldakse, et mul ei ole aega seda või toda teha. Et mis sa nendele inimestele ütled? Kuidas sina leidsid õpetaja ameti kõrvalt aega, et hakata oma lisaraha tegema? See on nagu hästi huvitav küsimus, seal on nagu mitut pidi vaadates. Esiteks ma ütlen kohe selle, et pikaajaliselt meeletult töötunde teha ei ole jätkusuutlik. Et see on see, et kui sa nagu sealt august välja kaevad, et see on mingi aasta-2 teed nagu jõhkralt mingit töötunde, mitu töökohta, mis iganes, aga see on nagu piiratud. Sa lihtsalt inimlikult ei suuda, sa nagu lihtsalt kärssada. Võib-olla selline natukene rohkem nagu tough love nagu kommentaar on see, et ega seda aega ei tule, kui sa seda ei tekita. Et probleem ongi ajaga see, et aeg möödub niikuinii, et sa pead ise valima, mida sa teed. Ja neid inimesi, keda ma tõesti usuksin, kui nad ütlevad, et mul ei ole päevas isegi 5 minutit aega, siis reaalselt see 5 minutit on. Ja hakkadki sellest, ma olen väga palju siuke näiteks lapsevanem näinud, kes ongi see, et nad ärkavadki hommikul nagu 5 minutit varem ja nad loevadki näiteks reaalselt 5 minutit ja nad loevadki 3 lehekülge mingit raamatut selleks, et nagu seda tarkust koguda. Ja üks selline hästi ebamugav lause, ma ei mäleta, kuskil koolitusel mulle see selgeks õpetati, seda on suht raske rakendada, aga tegelikult see lause, mida sa peaksid kasutama selle asemel, et mul pole aega, on see, et see ei ole hetkel minu jaoks prioriteet. Ja kui sa selle lause välja ütled, siis on see koht, et peab hakkama see mõtteküsimused taga, et miks ta ei ole prioriteet. Et kui sa ei ole oma elu ja oma rahalise seisuga absoluutselt rahul, et miks ei ole selle parandamine prioriteet, et miks on mingid teised asjad prioriteedid või miks sa lased teistel inimestel ja teistel tegevustel võtta enda elust aega ja energiat ära, mida sa ei saa ju kuidagi tagasi. Ja siin ma just lisakski nii-öelda mõttemaailma juurde, et kui sa ütled ise endale oma unistuste kohta, et mul ei ole nende jaoks aega, siis siis sa tegelikult sõidad ise endast üle ja see näitab ainult seda, et sa ei väärtusta ise ennast. Ja kui sinu aeg kulubki, ma saan sellest täiesti aru ja me kõik saame sellest aru, et meil on töökoht, meil on vaja poes käia, meil on vaja perekonna eest hoolitseda ja nii edasi, võib-olla sõpradega aega veeta, aga kui me iga kord seame teised inimesed endast ülevale poole ja elame selleks, et täita nende soove, nii-öelda elame teistele, siis me unustame ära iseennast ja lõpuks ongi sul see nii-öelda mõtteviis, et mina ei ole oluline, sa ütled oma tegudega, sa ütled iga kord iseendale, mina pole oluline, sul tekib see mõtteviis, et ma polegi oluline ja niimoodi sa ei jõuagi oma elus nii-öelda rahuldust pakkuvale siis tasemele, ütleme siis. Ma arvan, et üks, mida psühhoteraapias vist kasutatakse seda, üks hästi hea lause on see, et kõik asjad, mida on väärt teha, on väärt halvasti tegemist. Ja see on nagu hullult hea motiveeriv lause. Et seda kasutatakse sageli depressioonis inimeste puhul, et see, et kui sa ei jaksa täna tuba ära koristada, siis tõmba vähemalt nagu tekkvoodi peale. Et sa oled nagu midagi ära teinud. Et kui sa ei jaksa jõua korralikult süüa teha, et lihtsalt nagu, ma ei tea, söö juust või vorsti nagu lihtsalt näri otsast. Et see idee, et kui sa ei suuda kohe nagu enam-vähem tervet raamatut läbi lugeda, et võttagi, et ma loengi 1 lehekülg päevas. Või siis, et tahaksin minna ülikooli või mida iganes juurde õppida, mida iganes, et ma ei saa seda kohe teha. Aga ma lähen vaatan sellel teemal kas või näiteks sissejuhatava 5-minutilise YouTube'i video, et ma hakkan kuskilt otsast midagi tegema, et niimoodi tükikeste kaupa, eks ju, see suur pusle kipub kokku tulema.
ja ma lisan siia veel juurde seda, et isegi siis, kui sa ikka ei suuda hakata tegema, siis mõtle selle peale, et äkki sul on mingi suur hirm, mida sa kardad, et mis siis juhtub, kui sa hakkad seda tegema. Et sa oled niivõrd oma mugavustsoonis kinni, et siis mis on see muutus, mida sa kardad, mis sinu elus peaks siis juhtuma hakkama, mis sind nii-öelda halvab tegutsemast, et sa ei saa jõuda sinna, kuhu sa tahad jõuda. Ma võin rahaasjade koha pealt öelda, et see number 1 hirm on see, et mida teised arvavad. Ja kahjuks tuleb nagu olla ausad, see on rahaasjadega teema, et ma olen ikka meeletult palju inimesi kuulnud seda umbes, et inimesed, kes on naismeeste klubis kasvu, et ma saan midagi kommentaari siin ja siis mul kohe nagu mingi sõber oli või ma näen mõnikord, et vaata inimesed panevad näiteks Facebookis mingile koolitusele interested ja siis ma näen, et vaata neil mingi sõber kommenteerib ja ma mõtlen, et sa paned sinna, et talle mingi 2 ABC paned, et sa oled interested ja siis mingi sõber kommenteerib, et ahaa, kui sul on raha üle, siis anna mulle. Või et et sa oled nüüd mingi ärikas või ja siis ma lihtsalt mõtlen, et see on nagu nii nõme, et see on nagu nii nõme, aga selline asi tõmbab nagu niimoodi motti alla, et sa pead nagu mingid sellised nõmedaid kommentaare nagu tagasisidet ja see hoiab kahjuks väga paljusid inimesi tagasi tegutsemast, sellepärast, et kardetaksegi, et sealt tuleb midagi nõmedat ja oleme ausad, väga sageli tuleb midagi nõmedat ja selleks tuleb ka nagu mõelda, et selleks, et ise nagu edasi minna, et leida enda ümber need inimesed, kellel on päriselt hea meel, kui sul läheb hästi. Ja raha asjade koha pealt paljud inimesed kogevad seda, et kui neil läheb hästi, siis mitte kõikidel inimestel enda ümber ei ole selle üle hea meel ja see on nagu väga kurb nagu kõrvalt vaadata. Et siin on Annika on kirjutanud, et hirm raha kaotada on suur asi. Ja, aga sellega on see, et kui sa raha ära kulutad poes, ja sellist investeeringut teha, kus sa päriselt -100 suudaksid teha, see nõuab päris palju andekust. Et selle koha pealt, aga see raha kaotamise hirm, see ongi see, kus tuleb see natuke investeerimistarkust, et sa hajutad, sa paned erinevatesse instrumentidesse, kõik nagu muud sellised asjad. Et jah, ühest kohast sa võid raha kaotada, aga kui neid kohti, kuhu sa raha paigutanud on rohkem, siis see, kui ta ühest kohast nagu kaob, see teised nagu kannavad edasi. Ja teine asi on see, et raha nii-öelda tuleb ja läheb. Tänapäeva võimalus maailmas on tegelikult, kui sa kasutad oma loovust, siis meil on väga palju võimalusi raha juurde tegemiseks. Ehk siis, kui raha kaob, siis on alati võimalik nii-öelda raha juurde teha. Kui me ei räägi äärmuslikest situatsioonidest, on ju. No siin ongi see raha teenimise koht, et seda ma näen ka investeerimiskoolitustel, et inimestel on veendunud arvamused, et selleks, et sul oleks rohkem raha, peab teistel olema vähem. Tegelikult ei ole, et tänapäeval ikkagist raha trükitakse tempokalt edasi, uusi tarbijaid tuleb. Et see, et kui sina hakkad investeerima ja saad oma raha asjad korda, see ei ole, sa ei tee sellega teiste inimeste elu halvemaks. Ja keegi on siin hea kirjutanud, et süümekad, et näiteks, et ma oleks võinud osta lastele midagi ilusat või midagi lastesse panustada või siis lihtsalt eriti ka lapsevanemana. Ma andsin meidi ajad tagasi Pere ja Kodu ühe intervjuu, mis oli selline hästi huvitav, kus tuli nagu mega palju tagasisidet, et üks asi, mida lapsevanemad eriti võiksid mõelda, et parim kingitus, mida sa oma lapsele saad teha, on teadmine, et ta ei pea tulevikus sinu eest hoolitsema. Kui ta veel ei ole näinud, siis mina olen neid lugusid väga palju näinud, kui vanemad saavad vanaks. Nad ei ole ise oma finantsidest hoolitsenud ja see koormus langeb kõik lastele. Ja need ei ole ilusad lood, need tõesti ei ole ilusad lood, see tekitab kõvasti paksu verd ja mõelda ka sellele, et kumba see sinu laps rohkem väärtustab, et kas seda mingit asja või seda, et lõppkokkuvõttes lapsevanemal on rohkem aega, et temaga tegeleda. Et nagu mänguasjad tulevad, lähevad, eks ju, aga see vanemaga koos veedetud aeg, et kahjuks nagu ühel hetkel need lapsed on nii vanad, et siis ei ole enam ema-isaga hängimine enam niivõrd põnev. Ja siin tulevadki nagu erinevad uskumused ja mismoodi me tegelikult ju, siin läheb laste kasvatamiseks üle, aga kuidas me siis ise anname neid uskumusi üle, et kuidas peab rahaga ümber käima, et kui meie ju nii-öelda selle asemel, et raha investeerida, võtame lapsele, et ostame mingi ilusa asja, siis see laps õpib sealt pealt, et pigem ma panen raha tarbimise alla kui seda, et ma õpin, kuidas rahaga nii-öelda targalt ümber käia ja kuidas seda kasvama panna. Et
hästi palju on selliseid erinevaid rahauskumusi ja kuidas meie käitume, nemad õpivad meie pealt ja nii edasi, et. Ja no seal on ka see koht, et kuule, kui sa lapsele küsid, et kas ta tahab kommi, muidugi ütleb jah. Et sina oled see täiskasvanu, kes lihtsalt ei küsi talt, et kas ta tahab kommi. Et mu enda vanem laps on ka, hakkab 4 saama, nagu 3-4 aastast nagu rajud kapitalistid iga asja peale, et kuule, me ostame poest, et milles probleem, eks ju. Et aru saadav, et tal ei olegi seda võimekust ja abstraktset mõtlemist, et tema ei tea, et täna võiks kommi poest saada, kui sa talle seda võimalust ei paku, eks ju. Et siinkohal nagu tasub mõelda, et mis seal taga on, et väga paljud inimesed ei ole teadlikult oma rahaga seotud mõtete ja uskumustega mitte kunagi tegelenud. Ja see sein tuleb nagu hästi ruttu ette, kui nad hakkavad rahatarkuste koolitustel asjadel käima ja ma olen seda megalt näinud, näiteks ma olen üks parim näide oli see, et me tegime mõned aastad tagasi seda rikasnaine tarknaine koolituste, kus me testisime seda Harv Ekeri miljonäri mõtteviisi saladused, mis see raamat nagu pooled vihkavad, pooled nagu armastavad, aga vähemalt kõikidel on midagi nagu rääkida. Ja me testisime seal mingid ütluseid, et üks tuntud ütlus on see, et kas rikkad inimesed on ausad ja head. Ma testin seda koolitustel, uskuge mind, väga paljud inimesed on mingi, ei ole, eks ju. Ja sorry, kui sa arvad, et nagu inimesed, kellel raha on jobud, siis ega sul ei ole motivatsiooni nagu pingutada, et oma raha asju korda saada. Aga seal üks naisterahvas tõusis püsti, et ma saan nüüd aru, miks ma ei taha investeerida. Tema põhjus oli selles, et ma ei taha olla rikkam kui oma mees. Sest et tema sees oli nii sügav uskumus, et mees peab pere eest hoolitsema ja kui ta oleks jõudnud sinna punkti, et temal on rohkem raha kui mehel, et siis tal oleks lihtsalt täielik identiteedikriis tekkinud, et mis siis nüüd, et kui inimesed hakkavad rahast rääkima, siis nad avastavad, et neil on kohati täiesti kummalised asjad, mida nad rahast mõtlevad ja nad avastavadki seda siis, kui nad hakkavad investeerima, sest et neil ei olegi põhjust elus kunagi varem olnud kellegagi rahast rääkida, sest et see ongi nagu nii selline tabu ja imelik teema, et kuulge, ma võin teile öelda, et ma olen enda emale väga palju stressi tekitanud sellega, et ma räägin avalikult rahast, sest et ta on lihtsalt teine põlvkond, siis lihtsalt ei räägitud rahast ja ta siiamaani ei saa aru, miks ma rahast räägin, aga ta on vähemalt leppinud sellega, et ma seda teen. Ja neid avastasin mina täpselt samamoodi, et naiste puhul on eriti see, et mu mees teenib vähem kui mina, et siis see on nagu midagi väga vale. Ja teine üks hästi suur, mis meil enne käis ka korra läbi, on see, et raha on justkui nagu piiratud meie maailmas või minu elus on ju. Ja see takistab meid siis kas siis seda säätmast, investeerimast ja nii edasi. Ja üks asi seal ongi see, et kui raha on piiratud, ehk siis kui mina saan, nagu sa enne ütlesid, on ju, et kui mina saan, siis järelikult keegi teine jääb ilma. Ja see on hästi suur piirang, mis inimestel on just raha tegemisel, raha juurde loomisel enda ellu, et ma olen seda ka enda tööd hästi palju näinud. Ja, et ongi see nagu, ei ole nagu mõtet eituda, eks ju, et kui lapsed on nagu seal vanemis, siis on mingid asjad keerulisemad, et ongi see, et kas või nagu see kommentaar tuleb, et lisatöö, et sa teed seda laste arvelt. Ja, aga seal ongi see koht, et seda lisatööd ja see lisapanust, et sa ei tee seda lõputult, eks ju, et see ongi see, et sa teed seda fokusseeritult, et võimalikult lühiajaliselt seda nagu lükata seda palli käima ja panna seda olukorda parandama. Sest et seda võib-olla paljud vanemad ei taju, aga kui te räägite täiskasvanud inimestega ja küsite, et mida nemad mäletavad rahast ja lapsepõlvest, väga paljud mäletavad ainult negatiivset. Nad mäletavad ainult seda, kuidas vanemad muretsesid, kuidas vanemad rääkisid, et raha ei ole ja seda stressi, et ei tasu arvata, et lapsed ei pane tähele. See, et nad võib-olla ei saa nagu aru veel, ei tähenda, et nad ei tunnetaks seda, kui vanemad on stressid ja muretsevad ja see jääb nendega tegelikult kaasa. Meile kõigile. Kas Helen kirjutab veel, et on nii-öelda see ajahirm, et ma investeerin nii-öelda oma aega, ohverdan siis laste kõrvalt oma aega, jälle emadele väga-väga tavaline hirm. Mina ise olen sinna korduvalt sattunud ikka jälle tagasi. Ehk siis, et seda lisaraha investeerimiseks kasutada ja siis investeering ebaõnnestub. Ei siin on ka see koht, et ega sa ei ole tingimata lisatööd tegema, et variant on ju siiski, et sa teed ju mingit oma tööd, oma karjääri, et iga üks ei pea hakkama ettevõtjaks, ei pea hakkama, ma ei tea, nädalavahetustel, mida iganes lisaks tegema, on ju see töö, mida sa ise teed, kus on võimalik õppida juurde oskuseid, kandideerida järgmisele ametipositsioonile, kuhu iganes palga läbirääkimisi pidada, et
see, et sa lähed nagu küsid palka juurde, et sa valmistud selleks ette, loed mõne palga läbirääkimise raamatu läbi, uurid teiste kogemusi, vaatad Statistikaametis keskmist palka, lähed räägid läbi, ükskõik kui palju tunde sinna paned, kui selle tulemuseks on 5% palgatõus, see on ju nagu mega tulemus, see aeg versus see reward, et teiseks, kuna lihtsalt mul on ka läbi see naisinvestorite klubi nagu on ka rohkematele naiste lugudele ligipääs, siis armsad naised, lastel on olemas isad, kes on täiesti võimelised nendega tegelema, nendega hakkama saama. Jah, see on logistiline challenge ja mul on ka süümekad, kui ma aega-, et nagu ma nüüd teen 2 õhtut järjest mingit asja, aga see aeg, mis sa oled nendega koos, on selle võrra kvaliteetsem, mida vähem sul on kuklas igasuguseid muresid. Et see, et kui sa lapsega oled mänguväljakul ja samas on see mures pilt ja sa mõtled, et kuidas ma reaalselt kuu lõpus asjad nagu korda saan, see ei ole ka nagu parem variant. Ja kui sa midagi ei tee, siis midagi ei muutu. Ja ajaaknad on üks variant, et me naistena me ei pea olema supernaised, me ei pea kõike tegema iseseisvat, lapsed, mees, töö, raha, kodukoristamine, kõik muu on. Et me naisena peame ennast väärtustama ja viima ellu ka oma soove ja just niimoodi, et ma teen ajaaknaid, kui mul on tööaeg, siis mul on tööaeg, siis mul on lastega olemise aeg, kus ma olengi kohal ja ei muretse muude asja pärast, nagu just Kristi ütles, eks. Ja mina leian näiteks ka seda, et kodu ja lapsed ongi minu abikaasaga meie ühine looming. Ja me mõlemad vastutame võrdselt selle eest. Et ei ole nii, et mina olen kodukata, kes koristab ja hoiab lapsi ja mees toob raha sisse. Et me oleme algusest peale loonud selle asja niimoodi, et me mõlemad tahame seda ja me mõlemad oleme valmis selle eest vastutama. Ükskõik mismoodi. Ei ole nagu tööde jaotus nii-öelda otseselt paigas. Et kui mul on vaja minna teha õhtul Kristi Saarega webinari, siis minu kaaslane võimaldab mulle seda, eks. Ja alati on võimalik kokkulepetele jõuda. Lihtsalt on siin see, et mina naisena pean julgema öelda, kallis, ma tahan ka minna ja ma tahan ka teostada ennast või need asjad ellu viia. Et naiste puhul ma olen iseenda pealt vaadanud ja väga palju oma klientidega ka suhelnud ja tutvusringkonnas rääkinud, ongi see, et me naistena me ei julge öelda, me ei julge ennast väärtustada. Inglise keeles on selline hea ütlus, mis eesti keeles kõlab kuidagi eriti karmilt, aga see on see, et selleks, et teistel oleks soe, ei pea ennast põlema panema. Ja nagu päriselt ka, eks ju. Ja kindlasti on väga palju kelle kahjuks, uskuge mind, olen kuulnud, ei ole toetavad kaasat. See on ka see, miks me näiteks naisvestluste klubis väga tihti teeme neid leia endale investeerimissõbranna. Et näiteks leiagi endale kas või piirkonnast või kuskilt nagu teine ema sama vanade lastega, eks ju, et teete korda mööda mingid playdate, saategi arutleda, teha ühist raamatuklubi, arutleda maailma asju ja mida iganes samal ajal lapsed mängivad mänguväljakul, et leida need inimesed, kellega koos tegutseda, sest lihtsalt nagu motivatsiooni on ka rohkem, aga ongi, et siis saab igasuguseid partnertehingud, et ma jään sinu lapsi, sa jääd minu lapsi, ma loen selle raamatu, sa loed selle raamatu, eks ju, kõike muud sellist. Ja keegi siin on kommentaaris kirjutanud ka, eks ju, et ettevõtluse alustades, eks ju, et pakkuda oma tooteid ja siis inimesed küsivad, et kas sa tahad rikastuda minu arvelt, et sina ei pea muretsema nende inimeste pärast, kes sulle mitte kunagi raha ei maksa sinu töö eest. See on nii raisatud energia, et usu mind, päriselt ka, et sa võid ükskõik kui ägedat asja müüa, selles suhtes nagu, kuule, et sa võid olla šokolaaditootja ja kuskil on keegi, kes on šokolaadi vastu allergiline. Sa ei saa mitte midagi teha, et leia üles need inimesed, eks ju, kellele sa pakud väärtust ja kellelt ei tule sellist nõmedat asja, et kui inimene kohe ütleb selle lause, et kas sa tahad minu arvelt rikastada või asi on väga kallis, siis oled väga õnnelik, sest sa kohe tead, et sul ei ole mõtet absoluutselt energiat panustada sinna suunas suheldes. Inimene on nagu kohe öelnud sulle kõik, mida sul on tema kohta vaja teada ja nii ongi. Ja ettevõtluse koha pealt veel see, et kui sul endal on kerge kahtlus, et äkki ma olen lihnuskoi, kes ise endal ainult krahmab, siis mõtle endast kui heategijast. Ettevõtja on inimene, kes nii-öelda teenib teisi ja sa lood teistele inimest läbi selle, mis sa teed. Sa lood neile väärtust, sa aitad neid.
ja siis hakkab mida rohkem sa nii-öelda aitad neid, seda rohkem sa ettevõtluses ka edu nii-öelda saavutad. Seal on teised asjad veel, mis mängivad ettevõtluses rolli, eks, aga kui sinu uskumus on see, et sa oled ettevõtjana keegi, kes teeb teistele nii-öelda liiga, siis on nagu rahaga ennem oli, et ma ei taha selliseks inimeseks saada. Aga kui sul on see, et ma loon teistele väärtust ja ma saan niimoodi läbi selle nii-öelda vormi siis inimesi veel rohkem aidata, siis on tõenäosus, et sa saavutad sellel ajal ka rohkem edu, on kordades suurem. No see ongi see, et ettevõtja põhimõtteliselt lahendab probleemi, eks ju. Ja see probleem võib olla väga väike, näiteks see, et mida ma õhtuks söön, eks ju, et tuleb ostab restoranist süüa või see on midagi, et ongi, kuidas ma lapse meelt lahutan, eks ju, et ostab mänguasja või siis kuidas ma teen mingi asja kiiremini ära, eks ju, et ta saab mingi äpi abil seda teha. Et ei tasu ennast ise mõtetega saboteerida, et ükskõik mida sa teed, ega seda negatiivset tagasisidet võib tulla siit ja sealt. Ja see lasteraamat, mis ma oma kirjastusega välja andsin, see koer nimega Mani, seal on ka see sees, kuidas Kiira räägib oma emale, et ta tahab hakata nagu raha säästma ja kuidas siis ema naerab, et sina või. Ja seal raamatus on nii hästi kirjutatud, et eriti kui lähedased inimesed niimoodi ütlevad, siis on nagu eriti valus. Kui võõras inimene tänavalt ütleb, et kuule, sul on nõme idee, siis sa kohe nagu, mis asja sa mingi võõras inimene tänavalt, mida sa tead? Kui inimene, kes on lähedal seda ütleb, no siis see on nagu eriti valus ja võtab nagu motti maha, eks ju. Et need on nagu asjad, millega sa pead nagu arvestama ja sa pead nendega tegelema. Ja me oleme ringiga jälle tagasi seal, et leia enda ümber need inimesed, kellel on nagu päriselt hea meel, kui sul läheb hästi. Jah, see inimestega ümbritsemine, kindlasti olete kuulnud, kes on su 5 sõpra ja ma ütlen, kes oled sina. Et tegelikult, kes on need 5 kõige lähedamast inimest, kellega sa kõige rohkem nii-öelda suhtled. Et meie aju on üks põhifunktsiooni on kohaneda selle keskkonnaga, kus me oleme. Ja kui sa oled keskkonnas, kus inimesed, keskkond siis, kes on need inimesed, mis mõtted nendel inimestel on, kes sind ümbritsevad, et kui nemad on pigem sellised pidurdavad, ütleme siis niimoodi, siis ka sinul on väga raske üksi nii-öelda edasi minna. Aga kui sa ümbritsed ennast inimestega, kes sind julgustavad ja sind tagant lükkavad ja motiveerivad ja inspireerivad, siis sa oled ise, sul on palju lihtsam edasi liikuda, sest sa kohaned selle keskkonnaga ja varem või hiljem oled sa nende inimeste sarnane. Et see on see probleem, et eriti inimesed, kes näiteks isegi ettevõtjad ole, see ei tule alati nagu halvast tahtest, et inimesed mõnikord nagu, nad arvavad, et nad aitavad, et sa lähed mingi ideega nende juurde, et kuule, et ma tahaksin seda teha, siis ütlevad, ei tea, et ikka see võib minna malesti, et kuule, nagu hallo, usu mind, ma olen sellele juba mõelnud, et mis võiks minna nagu halvasti, et inimene ei räägi sulle enda ideest selleks, et ta tahaks, et sa seda maha teeksid. Et ta on tõenäoliselt kõik need miinused juba unetute löödel nagu läbi testinud ja ta on juba julguse kokku võtnud, et tulnud sulle rääkima, et kui keegi kunagi sinu juurde mingi äriideega tuleb, siis õige vastus on nagu see, et äge, et räägi mulle rohkem, et see inimene usaldab sind ja tahab ennast tühjaks rääkida ja kui esimene vastus, mis sul tuleb, on see, et ei tea, et kas see ikka õnnestub, siis see on nagu selline asi, millest nagu pärast sõprussuhet on suhteliselt raske nagu parandada, et see inimene enam ei usalda sind. Mis, Kristi, me oleme rääkinud siin palju nendest hirmudest ja tõekspidamistest, et mis sinu puhul on olnud sellised suuremad hirmud, mis on sind võib-olla takistanud ja siis on siia ka Ildiko küsimus juurde, et kas sul on olnud stressirohket aega, mil soovitud tulemus tundus võimatult kaugel, kuidas stressi ja muretsemisega toime tuled? Jaa, muidugi, et siin on vaata see, et kui see nagu tagantjärgi tundub kõik nagu hullult loogiline, et et nagu ta hakkas tegema ja kõik läks hästi ja nagu niimoodi oligi, et kuule, hallo, kui ma andsin selle mingi kunagi, ma ei tea, mis aasta selle esimese Äripäeva intervjuu, kus ma ütlesin, et 40. eluaastaks finantsvaba, ma nagu päriselt ei teadnud, mis asi finantsvaba on. Nagu see rahanumber, mis ma sellel hetkel mõtlesin, et finantsvabadus on nagu, see tundus mulle nagu täiesti saavutamatu. Aga see oli hea asi, mida välja öelda, sest et siis inimesed kohe, kellega sa kokku sai, küsisid, et kuidas siis läheb, eks ju. Et kui sa seda eesmärki välja ei ütle, siis sa ei hakka nägema ka neid võimalusi, eks ju. Et see on nagu vaata, kes manifesteerimisest on kuulnud, eks ju, et siis see on see idee, et sa mõtledki, et aga kui oleks nii, eks ju.
ja siis, kui sa hakkad ringi käima, siis sa hakkadki selle pilguga neid võimalusi vaatama, et aga kui ma seda teen, et siis ma päriselt liigun nagu sinna suunda. Eks seda stressi on muidugi olnud, et ega kui sa sealt august alustad, et mina tegelikult oma töökarjääri esimesed aastad, esimesed, ma ütleks 3-4 aastat ma töötasin ikkagi nagu täiesti rõvedalt ja jätkusuutmatult palju, sest et ma töötasingi täiskohaga õpetajana, ma töötasin tegelikult rohkem kui täiskohaga õpetajana, sellepärast, et see palganumber oleks suurem. Ma andsin eratunde, ma tegin lisaks veel tõlketöid, ma tegin veel aeg-ajalt mingeid projekte siin ja seal ja samal ajal mingitel öötundidel lugesingi mõnda investeerimisraamatut ja uurisin selle kohta, et ega sellel hetkel mul ei olnud mingit veendumust, et jess, et nagu nüüd ma teen nagu paar aastat veel ja siis on nagu kõik jumala korras. Nagu ei olnud. Aga point on selles, et kui sa usud, et ei saa midagi tehtud, siis seda ennustust on hullult hästi täita, et nagu on okei, ma arvan, et seda ei saa teha ja siis ma nagu ei üritagi ja siis üllatus, eks ju, et ei saagi tehtud. Et see on nagu see fookus hoidmine, et aga mis siis oleks, kui ja tegutsedagi selle mõttega, et okei, aga ma katsetan seda ja seda, et see, mis siis oleks, kui, et sinna nagu jõuda. Ma arvan, et selle stressi maandamise koha peal on nagu see, et ei tohi nagu ära unustada, et sa pead nagu kuidagi nagu laadima ennast, et inimesed teevad seda erinevalt, eks ju, mõni inimene käib, ma ei tea, metsas jooksmas, ma ei tea, mõni inimene teeb mida iganes. Mina maandan stressi sellega, et ma loen mingid jumala mõttetuid selliseid noorte romaane, nagu täiesti mõttetuid, selliseid, kus sa ei pea nagu üldse mingid ajuprotsesse nagu eriti käivitama, et sa saad nagu sellist nagu trash, ikkagi nagu täiesti selline nagu rämps, eks ju. Või siis praegu lastega pole aega, aga ma ei tea, vahepeal lihtsalt mängin mingid arvutimänge, sest seal on ka vaata see tunne, et sa teed midagi ja siis tuleb mingi level, et sa saad seal nagu mingi see tunde, et nagu progress on. Või siis ma olen, ma ei tea, see inimene, kellele meeldib lihtsalt nagu vees ulpida, et siis saab ka nagu lihtsalt nagu mõtte nagu tühjaks ja oled nagu oled, et tuleb leida see, nagu, mis sinu tassi täidab ja üks hea idee minu jaoks kunagi sain äkki Krista Teearult, et kui sul ei ole võib-olla nagu sellist väga aega ja võimalust nagu puhata, et ei ole niimoodi, et jess, et ma sõidan nagu nädalaks ajaks nagu soojamaa reisile, et planeerigi enda nädalasse kas või mõni minipuhkus, et näiteks ongi, et näiteks neljapäeva pärastlõuna 3 tundi, mul ongi minipuhkus. Ja see 3 tundi, et ma lähengi näiteks, praegu ei saa, aga et ma lähengi näiteks kohvikusse, ma ostan oma 3-eurose latte ja oma koogitüki ja ma ei tea, ma istun, vaatan taevasse, unistan, loen raamatut, mida iganes, aga et ma teadlikult lülitan ennast välja selleks, et sellist nagu ajuenergiat, inspiratsiooni ja asja nagu tagasi tuleks. Et muidu lihtsalt ühel hetkel sa ei suuda, et lihtsalt see energia ja ressurss peab nagu kuskilt tulema. Võtta endale aega ennast väärtustades. Ma vahepeal loen Signe kommentaari, mul pole ammu olnud nii rohket kontsepteerimist ja enese julguse leidmist. Alustan 50 asja leidmisega, mida ma veel oskan. Väga äge, Signe, jõudu sulle. Pille kirjutab, enda ümbritsemine õigete inimestega on keeruline missioon, õelaid ja kadedaid on nii palju. Aga seal on see koht, et on väga palju kohti, kus need inimesed on sinu jaoks eelfiltreeritud. Näiteks kas või seesama naisinvestorite klubi, ma modereerin seda väga range käega, kui keegi seal nagu midagi nõvedat ütleb, siis on kohe, lihtsalt nagu null tolerants on mingi sellise nõvetsemise nagu koha pealt üldiselt. Või siis see, et ongi, et sa lähed mingile ettevõtluskoolitusele, investeerimisüritusele, kuhu iganes, kas või see väljakutse, et otsi investeerimisse sõbranna. Need inimesed, kes osalevad sellistes tegevustes, nad on sinu jaoks juba ette filtreeritud, et neil on mingi huvi juba olemas. Et tõenäoliselt, kui sa lähed oma tavalise tutvusringkonna grillpeole suvel ja siis üritad alustada vestlust, et kuulge, teate, mis Balti börsil toimus, siis nagu võib-olla need pilgud ei ole võib-olla nagu väga sellised entusiastlikud, eks ju. Aga kui sa lähed nagu mingi börsiteemalisele arutelu õhtule või veebiseminarile, kui sa seal alustad vestlust, et kuule, tahaks kellegagi börsist rääkida, et siis seal need inimesed on olemas. Ja see on selles nagu naljakas, et tegelikult ma olen näinud seda näiteks meie konverentsidel, et konverentsidel on tulnud näiteks 2 naist kohale
registreerimislauas kokku sattunud, et sina investeerid ka ja nad töötavad näiteks kõrvuti laudadel. Et inimesed sageli nagu ka sinu tutvusringkonnas võivad olla inimesed, kes on täiesti teemas, kes lihtsalt ka ei julge sellest rääkida. Ma olin juba, ma ei tea, kui mitu aastat ma olin siin jauranud meedias investeerimise koha pealt ja siis mul üks sõber tuli mingi niimoodi, et kuule, tead, ma investeerin ka ja ma olen nagu mingi halloo, ma olen nagu mingi 4 aastat siin taielnud nagu mingi totaalne idioot, eks ju, rääkinud, et investeerimine on äge. Sa oled mu sõber, nagu miks sa ei ole mulle seda rääkinud? No ma ei tea, et nagu rahast on ikka natukene piinlik rääkida, eks ju. Et paratamatu on see, et nagu keegi peaks esimene julge olema, kes ütleb, et saame kokku, räägime, et ma otsin mõttekaaslaseid, et neid inimesi, kes tuleb kaasa, kui keegi midagi algatab, on alati palju rohkem kui neid, kes algatavad, aga kui sina oled see, kes nagu algatab, kutsub üles ja teeb, siis sul on see eelis, et sa saad valida need inimesed, kellega sa koostööd teed ja see on nagu väga suur eelis. Just. Kristi, kas sa pead investeerimist oma karjääriks? Defineeri mulle ära, mis asi on karjäär? Karjäär on minu silmis on midagi, mida sa arendad endas pidevalt ja võib-olla saad sellest pidevalt paremaks ja see toob sulle raha sisse. See on nagu hullult keeruline küsimus, sest inimestel on ettekujutus, et ma tegelengi nagu mingi 5 tundi päevas investeerimisega ja nagu teen mingeid asju. Ma 5 tundi päevast jauran internetis, kirjutan Facebooki kommentaare põhimõtteliselt. Et selle koha pealt, et enamiku osa oma ajast ma tegelen huvitavate asjade lugemisega, tekstide kirjutamisega, inimeste koolitamisega. See investeerimine on lihtsalt nagu selline vahend, mis annab mulle võimaluse neid asju teha. Et kindlasti on inimesi, kellel on ambitsioon, et ma tahan väga hästi investeerida, saada supertootlust. Madis Müürsin algatas just mingi investorite tootluse, mingi nagu võistluse ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, ma miks, et seda lisastressi, et ma peaksin seda nagu super hästi tegema ja sinna kõvasti nagu aega panema. Et ma sellist stressi enda ellu ei tahaks. Et kui ma räägiks nagu karjäärist, siis et see, et mida ma teen ja mida ma nagu paremaks nagu teen ja mis tuleb raha sisse, siis ma arvan, et nagu selle definitsiooni järgi minu karjäär on jätkuvalt õpetamine. Ma teen seda lihtsalt nagu väga erinevates formaatides, et selle asemel, et lihtsalt nagu klassiruumis õpilaste ees seista, ma teen seda nii mingites podcastides, veebiseminaris, ma teen seda kirjalikus sõnas, ma koostan mingeid materjali, et ringiga kõik see on õpetamine, lihtsalt erinevatel moodustel, et erinevate inimesteni jõuda ja ma arvan, et see kõik need aastad harjutamised on nagu viinud sinna, et ma suudan ka inimestele mingeid ideid ja selliseid mõttekohti nagu üha tõhusamalt ja kiiremini nagu edasi anda, nii et neil see klõps nagu ära käiks, eks ju, et päriselt asju muutma hakata. Et siis laias laastus võib niimoodi öelda, et sinu karjäär on ikkagi õpetajaks sulle, vahet ei ole, mis formaadis ta on. Aga see aine, mida sa õpetad, on valdav. Et see on nüüdseks ütleme siis rahatarkus. Rahatarkus. Ja, et kuidas saada oma rahaga sõbraks? Okay. See, mida sa teed, kas see teeb sind õnnelikuks? Jaa, teeb küll. Mismoodi ta sind õnnelikuks teeb? See on nagu hullult keeruline küsimus. Et inimesed seostavad õnnega võib-olla seda, et sa oledki nagu kogu aeg õnnelik, et ei ole stressi ja vaeva ja mis iganes. Uskuge mind, on küll, eks ju, aeg-ajalt teed mingid koolitusasjad, sul on ikkagi nagu mingid tähtajad, midagi väga kehvasti ja mis iganes. Aga õnnelik nagu selles mõttes, et kui ma nagu täna õhtul magama ja mõtlen nende asjade peale, mida ma homme teen, et siis minus on selline nagu kerge elevus, et nagu väga äge, et ma neid asju saan teha, et selline rahulolu, et ma ei pea tegema mingeid väga suuri kompromisse oma sellistes arvamustes, mingites eetilistes küsimustes, mis iganes, et ma saan nagu päriselt anda välja nagu neid mõtteid ja ideid ja soovitusi, millesse ma ise usun, et ma arvan, et selline natukene nagu hübriid sellest, et sul on tunne, et sa oled nagu kasulik ja sa rõõm sellest, et sa oled kasulik ja see õnne, et sa oled tegelikult, ma leidsin siiski nagu väga noorelt tegelikult mingi asja, milles ma olen väga hea, et mõned inimesed otsivad nagu kogu elu seda asja, milles nad päriselt tunneksid, et jess, et see ongi see nagu minu asi, et ma praegu tunnen, et ma teen seda, mis on see minu asi ja see on nagu väga suur väärtus. Super.
Ma tean, meil on nii palju küsimusi, oleks veel küsida sinu käest ja inimestel paljudel jäid ka küsimused, võib-olla vastused saamata, aga meil hakkab kell juba varsti 7:30 saama ja ühel hetkel kahjuks peab nii-öelda joone alla tõmbama. Aga ennem kui me lõpetame, siis minul on tegelikult osalejatele anda üks kingitus. Ühele osalejale siis tähendab kõikide nende 347 seast peale meie, kes siin praegu on. Et ennem kui selle loosi ära teeme, Kristi, ma kasutaks sind oma loosi võtjana või kuidas seda peab ütlema. Aga ma näitan ka võib-olla, mis asi see on. Ehk siis me oleme siin rääkinud rahast, me oleme siin rääkinud karjäärist, me oleme siin rääkinud investeerimisest ja me oleme siin rääkinud uskumustest ja nii edasi. Ja viimaseks ütles Kristi väga hästi, et ta teeb oma asja. Ja millega siis mina inimesi aitan on aidata jõuda inimestel just selle oma asjani. Ja selleks olen ma loonud sellise programmi nagu täiuslik karjäär, mida me siis täna arendame jõudsalt edasi. Aga seda me siis oleme siin toomas või arendamas edasi. Programm on meil valmis, aga ma näitan teile ekraani pealt, mis on see tulemus, mida inimene läbi seda programmi siis saades saab. Et ta saab sellise, üks hetk, inimene saab sellise PDF-faili, kus siis on olemas peale selle, et mis võiks olla selle inimese nii-öelda oma asi, millega siis raha teha, nagu Kristi täna seda teeb. Et sa ei pea ootama rahalise vabaduseni, et teha seda, mis on sulle nii-öelda südamelähedane ja sind õnnelikuks teeb, aga võib-olla siis aitab see juba varem sul nii-öelda teha head raha sellega, mis on sulle südamelähedane. Nii, nüüd ma jagan. Olen valmis jagama. Keegi kirjutas, et ma võiks enda raamatu välja loosida. Sa ei hoiatanud mind ette, aga ma võin tegelikult loosida. Okay. Kas sina arvad, et oma tööd ja karjääri saab päriselt armastada? Mina arvan küll, ja. Ma olen ise elav näide selles mõttes, et päriselt armastada, kui see on päriselt armastus, et mis asi on armastus, see on selline hea küsimus. Mis värvi on armastus? Aga minu jaoks näiteks see, et lihtne näide on see, et teinekord see ei ole alati niimoodi, sest me ei olegi iga päev kogu aeg õnnelik, nagu sa ütlesid. Aga kui me oleme, näiteks teinekord on see, et kui sul on reede ja sina oled äksi täis ja siis tuleb nädalavahetus, mõtled, et äkki küll nädalavahetus tuleb, tahaks tööd teha, tahaks seda asja teha edasi, siis see näitab, et midagi nagu on. Ja kui sul on nii-öelda sära silmades ja sul ideed jooksevad, nagu sa räägid, ja sul nii-öelda, kui selle eest veel nii-öelda raha ka makstakse ja head raha, siis on nagu eriti äge veel. Et sa saad siis seda näiteks panna rahatargalt edasi kasvatada, eks. Ja mis on minu isiklikul kogemusel on see, et kui ma ei teinud seda asja, mis mulle nii-öelda siis seda ka hingelist rahulolu pakkus, siis see mõjub meie tervisele füüsiliselt halvasti nii palju, et võib-olla sa pead siit ilmast liiga vara ära lahkuma. Et see on minu nii-öelda isiklik kogemus ja mina olin füüsiliselt haige, see oli ka juba 10 aastat tagasi ja teine asi, mis on meil tekivad vaimsed igasugused probleemid, ärevushäired, kelle depressioon ja nii edasi, kui me oleme nii-öelda kadunud ja võib-olla ei tee seda, mis on meie tugevused ja mida me võib-olla tahaksime teha, et ei luba endale seda. Ja sellepärast minu enda elukogemus ongi mind toonud siia, et ma täna aitan inimestel seda leida ja sellega raha teha nii-öelda. Ja ma tahaks väga seda kingitust anda, aga mis see tulemus siis ongi, et inimene saab sellise materjali omale, kus siis on kõigepealt välja toodud, kuidas me, siin on ka natuke eduprintsiipe sees, et kuidas meid on õpetatud keskenduma meie nõrkustele selle asemel, et me võiksime tegelikult keskenduda oma tugevustele, siis meil igalühel on loomupärased tugevused, 8 tüüpi inimest, milline tüüp sina võiksid olla
tüübi kirjeldus, milles nad on head, millega nad saaksid siis nii-öelda ka materiaalset edu saavutada, mis võib-olla ei ole, mis on tema võidumudel, mis ei ole tema võidumudel või kaotusmudel, kuidas me tihti rakendame ennast, et näiteks mina loova inimesena mulle meeldib asju välja mõelda, aga siis ma hakkan mõtlema, et kuidas neid asju nii-öelda siis ära teostada, aga selle asemel, et ma peaksin hakkama mõtlema sellest, kuidas ma leian need inimesed, kes aitavad mul neid asju ellu viia, et mina saaksin tegeleda oma kõige suurema tugevusega, mis on loovus, asjade loomine. Siis mis on sinu suur miks, mis ajendab sind tegutsema ükskõik mis valdkonnas, mis on sinu unikaalne omadus, meil kõigil on midagi unikaalset, ei ole täpselt samasugust teist inimest, nagu olen mina ja see unikaalsus tuleb meie elukogemusest, meie oskustest ja teadmistest, mis me oleme õppinud meie nii-öelda olemusest ja siin on lihtsalt üks näide, siis mis on meie väärtused, et me saaksime enda väärtused kokku panna, näiteks ettevõtte väärtusega, kuhu tööle minna või siis oma ettevõttes olen väga teadlik nendest väärtustest ja oma meeskonda ja siis inimesi palgata, kes lähevad näiteks nende väärtustega kokku. Siis minu nii-öelda kogemuse läbi on tulnud see, et meie ideaalne maailm on hästi seotud sellega, seotud meie missiooniga ja mis ongi siis nii-öelda ka meie mingi hingevajadus, mis kui me seda ellu viime, siis meie hing on nii-öelda rahul ja me saame tööst selle nii-öelda teatava rahulolu. Siis kes on need inimesed või see sihtgrupp, kelle poole võiks pöörduda või keda me siis nii-öelda aitame, ongi see siis läbi palgatöö või on see läbi nii-öelda ettevõtluse. Siis on lugu alati, meil kõigil on oma lugu ja millega kõnetada siis kas siis tulevast tööandjat või kliente, on siin see võimalus, siis on ideid elukutse valikuks ja siis on, milline on minu täiuslik töö, et see on niisugune selguse aspekt, et selleks, et midagi saada, sa pead teadma, mida sa siis tahad saada, et natuke selline eesmärgistamine ja planeerimise pool siia sisse, visioonid ja lõppkokkuvõttes tuleb sul tegevuskava, ehk siis mida sa peaksid hakkama nüüd tegema selleks, et jõuda oma ideaalse nii-öelda siis täiusliku karjäärini. Et selline programm on meil välja töötatud ja ma annaksin hea meelega ühele inimesele selle ära. Ja ma vaatan siit natukene kommentaare. Kristi raamatut kinkinud. Et keegi on kommenteerinud, kui armastad oma tööd ja karjääri, siis see annab palju lisaenergiat juurde. Ja. Kuskil oli see hea ütlus, et kui sa armastad oma tööd, siis sa saad tegelikult igasse päeva 8 tundi aega tagasi. Et mitte see, et appi ma lihtsalt suren ära ja vean ennast tööle ja siis ma õhtul vean ennast koju ja siis hakkan elama elu, vaid et sa päriselt naudid seda. Kogu aeg kõik ei naudi, aga et sa ikkagi üldiselt, et sa ei tunne seda, et ma nüüd pean minema. Mina mõtlen seda, et suurem osa meie ärkveloleku ajast ju läheb tegelikult nii-öelda raha teenimisele ja kui me ei tee seda sellega, mis on meile hea, siis meil on ju raisatud elu sisuliselt. Et miks me seda siis teeme ja see, et me ei saavuta seda heaolu läbi selle mitte ainult töövaldkonnas, vaid ka see mõjutab kõiki, see mõjutab meie lähedasi suhteid näiteks. Kui me oleme õnnelikud tehes igapäevaselt seda, mida me siis teeme, siis me läheme koju ka hea tujuga. Sest et me nii-öelda, kuidas ma ütlen, fulfillime oma nii-öelda unistusi või asju, eks. Aga kui me teeme midagi, mis on meiega nii-öelda vastuolus, siis meie energia juba on selline, mis asja, on. Et see mõjutab väga palju meie lähisuhteid samamoodi. Nii, aga teeme siis ära. Meil on siin 341 kirjas, peale meie on siis üks inimene kodusust ära, 338 siis. Numbrit öelda vist 1-338, ma jäängi neid siia lugema. Et ma ei saa kahjuks vist seda ekraani jagada, ma teeksin seda hea meelega, proovin korra. Kas te näete mu desktopi, aga siis ei ole neid inimesi? Nüüd näete inimesi? Oma isikuandmed ära. Ei, me näeme jätkuvalt seda raamatu PDF-i. Okei, no siis te ei näe, ma ei saa seda desktopi.
aga siis... Ma võin olla nagu Fortuna, ma võin, sa tahad, et ma ütleksin sulle numbri mingi ühest, mis iganes 300... Ei, ära ütle numbrit. Ütle mulle lihtsalt, ma ketran seda listi siin ja sa ühel hetkel lihtsalt ütled mulle stopp ja siis õnnelik inimene on see, kelle peale see nool mul jääb. Okei, sul on päris korda. Okei. 1, 2, 3. Nii. Stopp. Anna Trei. Nii. Mul on see nimi äkki oli vist isegi sinna olemas. Aga sul on kontakt olemas. Saad talle kirjutada. Kas sa teed ühe korra oma seda scrollimist veel? Tegelikult ma võin ühe enda raamatu ka täiesti. Nii, Kristi annab teise veel. Anna Trei oli siis, kes saab täiusliku karjääriprogrammi. Anna on siin täitsa olemas. Mõtlesin, et see nimi jäi mul täitsa silma. Ja Anna on täitsa olemas. Nii, ja siis on meil... Nii, vaatame siis, teen uuesti, jah? Jah. 2, 3. Stopp. Ele. Lihtsalt Ele on. Ele Saarmets on ka, aga lihtsalt Ele peale jäi nimi. Kui nagu täisnime ei ole, siis jääb Ele Saarmetsist. Läheb Ele Saarmetsale või? Jaa, no siis kui ta kirjutab, vaata muidu võiks ükskõik, mis Ele sulle kirjutada, öelda, et kuule, olin mina. Aga ta Ele peaks olema siin praegu. Ele, kui sa kohe reageerid. Ele Saarmets on siin täitsa olemas. Super, sobib. See on Ele Saarmets. Ja, ma võin panna, et Ele võiks kohe mul saata postkasti nii, teisel Elel on olemas. No nii, siis Ele Toomad jagasid sõbralikult ära. Ele Saarmets võib mulle kohe postkasti kirjutada oma mingi infokontakti, kuhu ma saaksin raamatu saata. Ja siin üks küsimus, mis siin lõpus oli, mida ma tahaksin võtta. Nii, ma kerin korraks korra üles. Nii. Keegi küsis mult, et kui nutisõltlane sa oled. See on hullult hea küsimus. Sellepärast, et kahjuks väga suur asju, mida mina teen, on online'is ja minu telefon karjub minu peale, et ma online'is olen. Et sellega on natukene kehvasti, aga sellega on selles suhtes tore, et kuna asjad ei ole ajaliselt seotud nagu minuga nii rangelt, et siis kui ma tahan, siis ma jätangi telefoni lauanurgale ja lähengi õue, praegu spaasse ei saa minna, spaasse või loen raamatut ja teengi selle minipuhkuse, et igaühel on mingi selline nagu vaata sõltuvuselement, et sa pead midagi tegema, kes on arvutada, kes vaatab telekat nagu mis iganes, eks ju, et tasub lihtsalt nagu vaadata, et sa nagu päris sinna alla ära mattunud ei ole. Ja üks küsimus, mis siit nagu läbi käis, on see, et kui ma kohe tahaksin midagi nagu teha, et mis ma siin nagu hakkan tegema, et keegi juba kirjutas, et on tubli ja usin ja siin erinevatesse investeerimisgruppidesse ja asjadest nagu liitused, et see ongi nagu esimene samm. Et kui sul võib-olla ei olegi tutvusringkonnas neid inimesed, liitugi nendesse Facebooki gruppidesse ja sa harjudki näiteks sellega ära, et Facebooki seinal näed laste, koerte ja toidupiltide vahel arutelusid aktsiatest, karjäärist ja rahaasjadest ja see juba hakkab seda sinu ümber olevat reaalsust nagu kujundama, et need on need asjad, millele võiks nagu ka mõelda ja sa ise ka üllatud, et juba kui sa 6 aja pärast vaatad, et kuule, et ma juba mõistan nagu, mis need sõnad on ja millest räägitakse, sest lihtsalt selline silmanurgast see tarkus niimoodi koguneb. Väga vahva. Jah, nutisõltuvus on siuke hea asi, et vahepeal ikka kaotad ennast täitsa sinna ära, aga ja eriti raske on siis, kui töö on seotud sellega. Ja, no siis ongi. Keegi veel küsis neid gruppe, et ma soovitan säästmisideedeks on selline grupp nimega kogumispäevik, kus ma käin aeg-ajalt loen ja siis ma tunnen stressi, et kõik on väga tublid säästjad, aga ma saan sealt aeg-ajalt mõni hea idee. Kõiki naisterahvaid ootame naisinvestorite klubisse, seal on juba 18 000 naist, kes on finantsidega lainel. Selline suur grupp nimega Finantsvabadus on ka, kus on natukene rohkem Delfi kommentaariumit vahepeal, aga üht-teist heade uudistena on seal ka. Et need on juba head alguspunktid, kuhu info kokku jookseb. Ja selline leht nagu rahajutud.ee, kuhu jooksevad kõikide Eesti finantsblogijate blogid kokku, et kui sa tahadki lugeda päris teiste inimeste kogemusi, siis see on hea koht, kust alustada. Super. Nii, aga Kristi,
Suur aitäh sulle, et sa jagasid oma kogemusi, oma teadmisi ja oma mõtteid meiega. Aitäh kõigile, kes täna osalesid. Imeline, et teid siin nii palju oli täna. Ja mis siis ikka, kirjutame oma 50 tegevust üles, kuidas rohkem lisaraha teha ja hakkame pihta. Okei, kuulge, minu poolt teile. Tšau! Aitäh teile!